ajal oleme siis sprinte teinud juba peaaegu 10 aastat enda meeskonnaga ja plaan tuli ta kunagi ikkagi sellest, et kuna ise rahvaspordis olin kaardilugejana mõned hooajad sõitnud ja siis oli plaan Otepää piirkonnas ka teha üks selline võidusõit, kuna meie piirkonnas oli sellel ajal väga vähe autospordiüritusi. Otepää regioonis on väga palju häid teid ja nendest väga paljud sobivad ka rahvasprindiks, ehk siis nad on piisavalt turvalised, et oleks keskmine kiirus paigas ja saaks sõita siis tänavaautodega seal. Täna on tõepoolest väga vinge talv. 10 aasta jooksul ma ei mäleta, et oleks nii kõrgete vallide vahel võidu sõidetud. Viimane öö tõi meile ka piisavalt lumelisa, et me pidime täna hommikul katsed lahtisest lumest puhastama. Nii et jah, jääb kauaks ajaks meelde. Esimesed 2 katset oli päris libe, et jäine oli. Nüüd oli juba siuke rööpas ja siuke veits kruusane, et nüüd oli pidamine palju parem. Sõitma peaks siin puhtalt ja joones hoidma, et siis ei tohiks kange minna. Eesmärk on ikkagi punkte tuua ja kuna mul on enda jaoks täiesti võõras auto ka, siis ei ole mõtet väga tuuseldada. Et pigem vältida valle ja mitte kinni jääda ja lihtsalt lõpuni tulla. Et kui vaadata seda rada, et miks ta nii raske on, siis pigem on ta raske noortele. Et noored, kes ei ole nii palju sõitnud, teevad kergemini vigu ja see rada ei andesta absoluutselt. Et oleks laiem rada, siis võib-olla andestaks, aga samas jällegi hea kogemus. Siguli on ehitatud selle, mitte nüüd rahvaspordi jaoks, aga ka nõuetele vastavaks ja igal pool siis käin oma jala peal. Ei ole treilerit kasutanud. Ühe korra vist kasutasin Hiiumaal. See oli natuke liiga kaugel, et oma jala peal 1 aasta. Aga muidu oma jala peal kohale ja õhtul koju jälle. Siiamaani on hästi läinud, ei ole pidanud köie otsas minema ei treileriga tagasi. Täna on midagi huvitav see aasta üldse, et lund on hästi palju, teed on kitsad, kohati on libe, kohati on pidamist, et tuleb hästi mõistusega sõita, et nagu vanasti öeldi, piima järgi.